iluhoolikute videokast algab nüüd. Kuule, aga miks inimesed peaksid seda üldse vaatama? Sellepärast, et iluhoolikud hoolivad. Ja iluhoolikute videokast on nagu ilukiirabi. Loomulikult, sest küsida võib kõike. Nii, adaks on ašva. Huvitav, kuhu seda nagu pannakse siis? Seda pannakse joogi sisse või võetakse? Kuule, tahtsid vett ju? Näe, ma tõin sulle joo. Joo lõpuni. No, kuidas sa tunned ennast? Imelik maitse, ma ei saa aru, et on veel või šampanja peal. Jänes, siin porgand. Tähendab, kaup on valmis. Tulge järgi. Hinnagu kokku leppisime. Ja, kiirelt tegutsege. Võtke ta. Uurige, miks see naine ei vanane, vaid ta nooreneb. Võtke ta kas või molekulideks. Ma ei saa ju iluhoolikute videokasti teha ilma temata. Appi! Tere tulemast! Iluhoolikute podcast. Videokast, Otto. Nüüd on videokast, sest me oleme videopildis. Me ei saa siin niisama nina nokkida, me peame olema ilusad kogu aeg. Ja samas saab seda ka rahulikult kuulata, kui sa kõnnid kuskil kõrvaklapid peas, mõõda metsarada, et saada väärtuslikku iluinfot. Jah, seda vaatame. Me oskame nii elavalt selgitada ja rääkida nendest ilutoodetest, et teil saab kõik selgeks. Tead, mis praegu juhtus või? No. Sa panid mingi kurgutableti mulle salaja siia vee sisse ja sa ei mulle siia kinni praegu. Ja, sest mul on endal hääl ära natukene, et kuidagi on see sügis nii mõjunud. Aga miks me üldse tegime selle videokasti? Oot, räägime ära nüüd kiirust, räägime üldse meie ajaloost, sellepärast, et iluhoolikud on ju olnud pikemat aega. Täpselt. Ja siis me pidasime mingi pausi. Millal me tegime üldse selle iluhoolikud? Tead, me tegime enne Covidit oli see isegi ja siis meil oli isegi oma tooted. Meil oli iluprohmakas, mis oli pohmelivastane ravim. Need olid küll lihtsalt puhtad spiruliina tabletid, aga siiski toimis hästi. Siis meil oli ilušoks. Oli on ju väga äge ka mahešokolaad. Ja siis me tegime ju ka beauty boxe, aga tead, mis tõmbas meile, koroona tuli peale ja kriipsu tõmbas meile peale. Tead, mis ju mäletad, mis juhtus meie kodulehega? Issand, see läks mul täiesti meelest ära. See oli nii suur blamaaž, sellepärast, et meil olid koostööpartnerid ja siis me palusime, et kuule, et mine vaata, et me teeme seda ja seda asja ja ma ei hakka nimesid nimetama ja inimene läks, vaatas ja mitte piiksu ka ei tulnud sealt vastu. Ja siis me ootasime ja siis ma juhuslikult vist sina nägid teda mingil üritusel ja ütlesid, et miks sa ei ühendu, et kas ei huvita ja siis kuidagi ta ütles, et mine vaata ise nagu või ja mis seal toimus siis? Tore koduleht teil küll, et tuli välja, siis vahepeal oli kaperdanud meie kodulehe väga tore selline pornosait, sest et ühed targad iluhoolikud olid pannud salasõnaks iluhoolikud 007. Mina seda ei teinud, seda tegi Reet. Aga sa ei öelnud ka midagi, on ju, et no kus ma siis tean ka neid asju. Ja siis oligi ära kaperdatud ja ühesõnaga me ei saanudki seda tagasi enam ja siis me panime lihtsalt kinni, sest see oli nii õudne, see olid striptiisiklubide reklaamid, mis seal kõik olid, on ju. Ütleme väga seda õiget sisu polnud õnneks, aga sinna kanti kõik läks. Just, siis jäi nagu pausile, siis me tuli enda nii palju muid tegemisi peale. Sinul on ju 100 videokasti intervjuud, minul on buduaarisaade, meigitöö, et vaata kogu aeg ongi nii palju tegemist, et ei jõua nagu seda iluhoolikud vedada, aga nüüd me ei saanud lihtsalt, kogu aeg küsiti ainult nõuandeid. Ja meie probleem on olnud selles, et isegi kui me käime kuskil ringi või oleme mingis teemas, siis pidevalt küsitakse nii, räägi nüüd sellest, räägi juustest, räägi nahast, räägi massaažidest, kelle juures sa käid, millist dermatoloogi sa kasutad, millist kosmeetikut, maniküürist rääkimata. Ja vaata,
tead, me mõtlesime ju isegi vahepeal, et me teeme selle esmaabiliini. Oota, mis oli see kiirabi? nõuandetelefon iluhoolikud. Aga no... Meil käisid isegi läbirääkimised, me tahtsime selle numbri juba võtsime. Et tõesti, et helista ööpäeva ringselt 24/7 meile, nagu see on täiesti utoopia. Sest ämmaemandatel on selline vaata ja teenib väga palju, aga no siis me hakkasime mõtlema, aga kes siis istub selle telefoni nagu juures kogu aeg. Et ma täna ei viitsi, kui Reet võtta see üle. No, et see jah, kukkus meil läbi. Et see ei toimi, et see oleks väga, no võib-olla kui me oleks väga kalli hinna pannud sellele, on ju, et üks kõne. Kas Diana Klass ei teinud ka mingit telefoni, mingit tasulist telefoni, et talle saadi helistada? See meil läks selle ämmaemanda kaudu, keda ikkagi ämmanda tuli see mõte ja kes ütles, et ongi selline teenus olemas. Aga see ei läinud ka meil käima ja siis mõlemad ajasid omi asju ja nüüd me oleme tagasi ja see on imetore, sellepärast, et meil on palju rääkida ja mõtlesimegi, et räägime siis nüüd siin. Ja number 1 asi on see, et te saate päriselt ka küsida, kas me nüüd 24/7 kogu aeg vastame, see on iseasi meilidele, aga meil on oma meil ja siis sinna tohib kirjutada, peab kirjutama. Te võite rääkida oma probleemidest ka, siin on doktor Saagim, siin on doktor Herman ja ka iluapsakatest, sellepärast, et meie oleme ikkagi sellised inimesed, kes räägivad oma jamadest ja ämbritest, et mul ei ole absoluutselt piinlik nendest asjadest rääkida. Lihtsalt teile teadmiseks ja kui te tahate teada siis midagi väga olulist või kas see meie kohta, et kuidas sul Reedukene on nii sirge nina, kas sa oled käinud operatsioonil? Minult küsitakse pidevalt, kas ma olen ringlõikust näole teinud, on ju. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Et ma vahel lähen esinema, ma käisin isegi üliõpilastele Tartus ajakirjandustudengitele esinemas, on ju. No arva ikka, mis küsimusi sealt ka veel tuli. Ma ütlesin, halloo, te tahate ajakirjanikeks saada. Mis tähtsust seal on, kas mul on kõrvad lõigatud või nad ei ole lõigatud, kas mul on oma juukseid või mitte, on ju. No vähe sellest, et sinu käest küsitakse, minu käest küsitakse ka, et mida sa sööd, mida sa jood, kuidas sa magad, ma ei tea, et kas sa käid ikka allikas ujumas iga hommikul ja ma ei tea, piimavanne võtad iga päev. Ja siis ma pean kogu aeg nagu seletama seda ja siis ma ütlen ka, et ausalt, no ma ju ka ei tea tegelikult. Me ei ela koos. Ja me ei ela koos ja ikkagi sa oled vägagi nagu kinnine natuke nende oma ilunippide suhtes, sest ma vahel pigistan välja. Mina jagan kõik ausalt ära, on ju kogu aeg. Ja katsetan, sama ilus kui mina. Ja iga kord siis, kui sa näed, et mul midagi halvasti läheb, okei, siis sa seda ei tarbi, seda toidulisandit, aga siis kui... Minu teema ongi see, et Reedu katsetab kõik asjad ära ja siis mina vaatan, kuidas ta välja näeb peale seda, vahel ta näeb nagu kärnkon välja, siis ma ütlen, mul pole praegu aega neid asju katsetada. Sina proovid ära, vaatan, toimib, võtan ka. Et tõepoolest meil on natuke niipidi need asjad läinud, aga see on täiesti okei. Aga küsida võib kõike, et nii palju kui me teame, nii palju me ausalt vastame ja kui me ei tea, siis me küsime ka spetsialistidelt ja need spetsialistid on ju siin. Ja meil on ka otsekontakt tõesti õigete veel, eriti õigete spetsialistidega, et alati saab nagu ka järele küsida. Ja sa unustasid ühe asja, kuhu kirjutada. info@iluhoolikud.ee ja sinna meilile. Üks kelmika meili aadress ka tegelikult. Kuramus, jah, see oli see vana meil, uus meil on meil ja see on musi@iluhoolikud.ee. Ja kuna meie logo on siis suu, mitte süstitud suu, siis me räägime sellest ka. Ja siis sinna võib kirjutada musi, mitte musu, ma ütlesin musu on restoran. @iluhoolikud.ee ja tegelikult siis olge ka tähelepanelikud, et hakkavad ilmuma sellised need iluhoolikute logoga kleepsud toodetele kas poodides või veebipoes ja te saate siis nii-öelda selle garantii, et meie oleme järgi testinud, me tõesti teame, et see toimib, see töötab ja teil on nagu kergem valida tegelikult, miks me sellega tegime nagu. Kuule, aga võtame midagi ette sellepärast, et ma näen, et sa oled siia Kristina pannud kohe edurivvi, et minul on, ma võin ausalt ära rääkida selle teema, et siit oli ka võib-olla koroona ajal, et sina läksid juukse teemal siis triholoog ja juuksespetsialist Natalia Puslova ja miks ma sattusin jällegi Buduaari saate tõttu, et seal mul on tõesti nagu võimalus vaata hästi palju uusi teenuseid ja tooteid kogu aeg nagu testida ja proovida nagu omal nahal. Ja oligi see jama, et ma ikkagi
no olin väga hädas juustega, et see peanahk juba niiviisi hakkas läbi paistma ja no see oli nagu õudus ja kogu aeg ma panin ju pikendusi, tegelikult olgem ausad, mul on praegu ka natuke pikendusi, aga mis oli siis, ma ei saanud enam, mulle ütles juuksur, et kuule, et sa ei saa enam pikendusi kuhugi panna, et sul ei ole enam, vaata mille küljes nad püsiksid, on ju, et see oli juba nagu katastroof. Ja siis ma mõtlesingi, et okei, et ma pean ise nüüd ka selle kuuri läbi tegema. Vahele öelda Pigi, et aga seal Ameerikas pannakse, õmmeldakse ju peanaha külge mustad õmblevad. Tead, sa ise õmble kuhu tahad, mina ei hakka mingi õmblema, et ei, et ma ilusti nagu tõesti siis 4 kuud tegelikult oli siis see protsess, sellepärast, et vaata nagu kõik asjad, nagu näiteks ka vitamiinide võtmine või mingi iluhoolduste tegeleme, sa pead tegema ikkagi kuuri ära ja Crescinaga on see, et ta on siis Šveitsi kosmeetika, et ta on tõesti on ju kvaliteetne ja uuritud ja ta on siis transtermaalne tehnoloogia, mis tõesti siis imendub läbi peanaha ja need juukseampullid siis, mille kuuri ma tegin, mida triholoog soovitas, oli siis nii, et ma pidin kasutama tegelikult neid nagu 2 kuud, siis oli väike vahekontroll ja siis jälle 2 kuud järjest, et sa teedki iga päev näiteks 5 päeva järjest ja siis 2 päeva puhkad natuke, et see on tegelikult sihuke suht nagu järjepidev asi, aga kõik on tehtav, sest et vaata, minul tuli see hetk, et ma mäletan, kui sa olid vaimustuses. Nad teevad enne ja pärast selle pildid seal ja videod mulle tehti ka. Põhjalikud asjad on. Ma nägin, et sa olid vaimustuses, ma läksin ka loomulikult siis. Aga mind nagu hämmastas selline asi, miks ma pooleli jätsin, et mul oleks ka tegelikult vaja mul kohutavalt, mul ei ole pikendusi kusjuures. Et mul kohutavalt, kui ma käin kuskil modelliks või pildistamas, metsikult seda juukselakki ja ma ei tea, kes vahel paneb mingit kuivšampooni ja see kuivšampoon, ma ei taha seda maha tõmmata, aga see ei sobi kõigile. Et näiteks minul on hästi tundlik peanahk, nagu ma ütlesin, ja õhukesed juuksed, et mina tegelikult ei tohiks seda kuivšampooni kasutada. Ja okei, läksin siis, hakkasin ka neid proovima. Aga tead, miks ma pooleli jätsin või? Ma ei saanud nagu täpselt aru ja sina võid nüüd selgitada seda. Et okei, ma pesen pea ära nii, siis oleme nagu õigel teel, et siis pool niisketesse võib nii niisketesse peale pesu, kui ka tegelikult täiesti kuivadesse, et sa sel päeval ei plaani üldse pestagi ja sa võid ikka panna, et see samamoodi töötab, aga sa pead 24 tundi hoidma seda siis nagu peanahas, et vaata, siis ta toimib nagu lõpuni ära kõik need toimeained. Jaa, aga ma olen selline inimene, et ma ei pese iga päev, ei taha juukseid pesta, on ju, ega mu juuksed ei ole mingi, ma ei tea, pesulapp on ju, mida ma pesen kogu aeg, et ma vahel, kui ma saan vähegi, siis ma pesen paar korda nädalas juukseid. Aga siis mul oli selline tunne, et kui ma nüüd, kuna seda tuli igapäevaselt teha, siis mulle tundus, et kui ma nüüd panen, et juuksed on täiesti puhtad, tunduvad, kõik on fine, on ju, teine päev, ma ei hakka juukseid pesema ja nüüd ma panen seda, siis mul ikkagi selline tunne, et kui ma siin kätega hakkan nagu seda õõruma, siis nagu, et kas natuke juuksed ei lähe ikkagi natuke, ma ei ütleks, et rasuvuseks, aga... Tahad ma praegu sulle näitan, kohe siin samas. Minu puhastesse just pestud siidistesse juustesse. Ja ma näitan, kuidas õigesti kanda. Mul on homme võte. No ma räägin, ma annan. Ei, ma praegu vist ei lase. Ma näitan enda peal, okei, kui sa enda peal ei taha. Ma näitan sulle, sa näed, mul ei lähe absoluutselt rasvaseks. Aga kus inimesed seda näevad praegu, et läheb või ei lähe? Ei, nad ju näevad ju, kas läheb või ei lähe ju, issakene praegu kohe ju, ja ma olen teinud seda, usu mind, aastaid. Ma olen tõesti juba aastaid kasutanud järjepidevalt. Miks sa siis paned ikkagi juukse pikki? Sest sulle näidata selle pärast, et ma nii pikki ei saa kohe. Aga miks sa pikki tahad? Parem olgu kohevad. Mul ei ole probleem selles, et need juuksed läheks pikaks. Ma tahan selliseid kohevaid juukseid. Nad teevadki kohevaks, sest et ma näitan, praegu on pilt enne kasutamist ja siis on pilt pärast kasutamist. Et sellest juukse näpsust, kus muidu tuli üks mingi igerik välja, on ju, siis tuleb 2 või 3 isegi, et vaata, ta paneb selle, ta annab sulle nagu toitu, see on nagu topping natukene sinu juukse juurele. Sest et juukse juurde jõuab kõige hiljem toitained, sest vaata, keha võtab näiteks kollageeni, on ju, et sa jood ka ju kollageeni kokteile, kõiki asju. Ta võtab selle kollageeni kohe nagu ära, enne kui see üldse jõuab sul, sest elundid vajavad seda nagu rohkem, on ju. Ja juuksed, küüned, nahk, nemad saavad nagu viimasena selle siis. Ja kõik need muud toitained ka. Ja võt sellepärast juuksed võivad nagu kannatada. Ma kuulen juba sealt teiselt poolt kaamerat, üks inimene küsib, et aga sa ütlesid, et 2 kuud on ju ära hakka seda igaks üks praegu päev toppima. Ma näitan sulle, et sa lihtsalt, ma tean, sa et nii Pabla,
no kuule, sa ei kasutanud võib-olla üldse õigesti, et suda paned selle otsa, murrad ära, klaasampull on sellepärast, et see oleks võimalikult puhas ilma igasuguste lisaaineteta, säilitusaineteta ja sa panedki teed seitli ja nõnda paned siia peale ja õõrud sisse ja tilga haaval sa ei kalla nagu ühte pudelit ühte kohta tühjaks. Ma kallasin ilge sellisele äraka pähe. Sest ta on nii aktiivne, et kui sul see näo peal satub, sul jääb punane laik järgi, sest ta on niivõrd tõhus, et siin on sellised toimeained, mis nagu tõesti vaata, panevad selle peahana natuke, isegi natuke tunned, see ka õhetab. Mulle meeldib, et ta võtab mulle ära natuke sellise kiheluse, kui vahest sügeluse. Ja kui ma vahest pesen pea ära, siis mul nahk võib vahest nagu kuiv jääda, ma ei tea, miks on ju, võib-olla kraaniveest, millest on ju, ja siis ma panen selle ampulli pähe, issand, kui unus ta nagu värskendab, ta neutraliseerib ja kusjuures saad aru, see isegi ta tõstab juukse juured, sest vaata, sa nagu paned selle siia ja siis sa natuke masseerid sisse ja mõtlen, mul on pärast kohevamad juuksed, nagu päriselt. Ma võtan uuesti selle kuuri ette nüüd peale seda saadet on ju, me teeme siin mitmeid saateid. Kusjuures šampoonid on ka veel, et sa pead pesema ka sügavpuhastava šampooniga enne. Kogu aeg. Ei, kord nädalas näiteks on hea või kord kuus ja siis kas niisutava hüaluroonhappega šampooniga või siis seal on veel ka selline, mis on delicate, sellega võid iga päev pesta, kui sa tahad. Okay. Ja. Et ma võtan selle kuuri uuesti käsile. No, natukene... Parem oleks, no. Ma ütlen, ega siin pikka pidu pole muidu, kui sa neid ei hoolitsena. Pikka pidu pole, varsti on juuksed lühikesed. Muideks, kusjuures Agne Vaher sai ka, tegin ta ka just intervjuu, sai juuksepingedusest lahti. Tal olid üldse murdunud juuksed ära, ma ei tea, poole pea pealt ja siis hakkas Greshinat kasutama samamoodi pikaajaliselt ja kõik ilusad kohevad, siuksed juuksed. Mina tahaks ka lühikseks lõigata, aga ma ei saa veel, sest et ma ei ole aga katsetame järsku lõikad ära juuksed ja hakkad kasutama ja siis on näha, mis toimub. Ants Rootslane, kusjuures võib-olla mõni mees vaatab ka seda saadet praegu. Ants Rootslane, ma ei tea, issand, kas ma tohin seda üldse öelda, aga ta saatis mulle ka pildid, et ta hakkas ka neid kasutama ja ta oli vaimustuses, saatis mulle. No vaata, osadel meestel hakkab nagu siit minema, osadel on nagu siit selle koha pealt on ju. Ja oligi enne ja pärast, see oli täiesti hämmastav, et väiksed juuksed, siuksed udemekesed hakkasid siit tulema keset pealage, nii et mehed võivad ka kasutada neid tooteid. Aga lähme edasi sellepärast, et kõige rohkem küsimusi esitatakse meil toidulisandite kohta, mida mina söön peotäite kaupa ja vahepeal ma unustan isegi päris söömise ära, et ahmin neid nii palju sisse, ma olen jubedalt ketukat saanud selle eest, on ju, siin meil on Karmen Jollerid ja kõik sellised toredad inimesed, kes võtavad kohe selliste asjade peale sõna, aga mul on tõesti nii, et kuna neid häid toidulisandeid on nii palju. Võt nüüd ma küsingi doktor Härmakilt on ju, et kuidas ja mis järjekorras ja palju neid tohib kasutada, aga ma tean, isegi karbi peale on kirjutatud, et toidulisand ei asenda tervislikku toitumist. On ju. Ei, muidugi see ei asenda, sest et see ongi nagu see, et sa teed endale testi kõigepealt ka. Kas sa lähed, annad vereproovid, on ju, kas sa lähed, teed mingit bioresonants, seda diagnostikat, tervisetesti, kõiki asju saab teha, on ju. Ja siis, kui sa näed, et sul on nagu tõesti millegist puudu, võt siis seda sa hakkad nagu juurde tarbima. Aga siin on oluline see, et kuidas sa valid selle toidulisandi välja, sest näiteks magneesium. No. Et see on praegu nagu top 1 minu jaoks toidulisand, mida ma võtan ja ma näen, et sa võtad ju ka, sa ju jood magneesiumi vett. Ma vahepeal magneesiumi vett joon, siis võtan vedelal, võtan tablettidena. Aga nüüd ma sain veel nii palju targemaks jällegi tegin natuke researchi, sest et mingil ajal, kuskil paar aastat tagasi ma üldse välistasin magneesiumi, sest oli ainult see magneesiumoksiid, mis tegelikult imendub ainult 30% meie kehas ja põhimõtteliselt sul on seal kõik need mahuained, mingid lisaained, et sa võtad nagu kogu aeg sisse midagi, aga sul on nagu mingi koorem sellega veel kaasas ja ei tea palju sealt üldse saad. Aga nüüd on tulnud juba sellised nagu tooted, vaata, kus on siis selline, kas siis magneesiumglütsinaat või diglütsinaat või biionid, erinevad, seal on ka need natuke nimetused ja siis on ka magneesiumtsitraat, mis imenduvad 80%. Ma näen sul konkreetselt magneesiumi seal. Sest et ma käisin, ma tahtsingi ja läksingi ja mu poeg kusjuures avastas need esimesena, sest ta on selline tervisehull täiesti ja ainult kõiki väga puhteid asju ja mahetoitu ja nii edasi, kusjuures ainult mahetoitu teeb, et see on päris kallis lõbu, on ju, aga samas
ennast ravida on ka kallis lõbu, on ju? Ja mina tahan siia vahespiigina öelda seda, et osad inimesed on mult ka küsinud, et mida sa sööd ja mida sa siis ostad ja kas sa tavalist vorsti ja juustu ka üldse poest ostad, odavat juustu siis. Ei osta, ma ostan pisut kallimaid asju, ma vaatan, et oleks ikkagi see öko-möko märk oleks juures ja mahetoodangut ja siis kirtsutatakse nina, öeldakse, et no jah, et sul on ju vara. Ma ütlen, asi ei ole isegi selles, kas mul on raha nii palju või nii vähe, ma siis sel juhul ostan vähem ja mis on selle asja juures, aga ma söön kvaliteetselt. Aga mis on selle asja pluss? Kui ma ostan vähem, siis tähendab ma söön vähem ja siis tähendab ma jään saledamaks. Nii et ma mõtlen isegi niipidi, et see on igatepidi kasulik. Loomulikult, kui sul on tohutu söögiisu ja sa ei suuda ennast ohjeldada, siis on teine teema. Ja ma vaatan, et meil on siin šokolaadikomid laual. Kas sa näed, et ma siin nagu... Aga ma tean väga hästi, et sa sööd väga niiviisi tervislikult ja ütleme, kuskil üritustel siis sa saia üldse ei puuduta peaaegu. Ma söön pealt ära kõik. Täpselt, kartulit ka ei lähe sul sisse üldse alla. Riisi ka ei söö. Õiget riisi söön. Ja õiget riisi, täpselt. Aga mis on tähtis, et jällegi nüüd siis ma sain selle biofarmatsial on need surnumehe mineraalidest tehtud tooted. Surnumehe? Surnumere totu, see surnumere, et siis seal on need puhtal kujul, vaata looduslikud ei ole kuskil, ma ei tea, sünteetiliselt tehases toodetud ja mis siin oli huvitav see, et nad on tõesti sellised sašetid, väga kergesti segad veega ära. Aga nüüd on oluline jälle sain targemaks, et ja katsetasin tõesti toimib, et kui sa tahad nagu just, sa oled näiteks teed sporti palju ja sa oled nagu siuke liikuv ja sul on vaja, sul on lihaskrambid vahest ja ma ei tea, mis on ju, siis sobib see tsitraat. Aga kui sul on nagu see, et sa oled nagu stressis, sul on närvipinge, sul on vaja nagu, vaata uni on siuke kehva, on ju, sa tahad õhtul uinuda, siis sobib see glütsinaat. Et sa võtadki siis nagu... Aga mis asi see nüüd on? See on nüüd glütsinaat ja seda võtad õhtul. Siis kui sul on uneprobleemid. Ja uneprobleemid ja üldse tahad nagu natuke ennast lõõgastada ja et stressi vähem oleks. Ja ütleme ka, et ta ei ole, tema nüüd see glütsinaat on natuke maole ka nõrgem, et ei lähe kõht lahti näiteks, on ju. No see on hea, kõht läheb lahti, siis sa saad ka kergemaks. Kes tahavad kõhtu lahti, siis on see tsitraat, sest see mõjub natuke nii, et ta kogub vett soolde ja siis tuleb nagu välja. Nii, et sellest ka natuke kaalulangetus siis efekt on ju, et ja tõesti, et tuleb hommikul võtad siis seda tsitraati, õhtul glütsinaati. Aga tegelikult on kõik arusaadav ja seda ma ütlen, milleks magneesium üldse hea on, et jällegi ma lugesin erinevaid raamatuid ja artikleid, et ta osaleb tegelikult 300 protsessis meie nagu organismis, et kõik rakud, kõik meie terve keha tegelikult toimib ka magneesiumi nagu toel. Ja kui seda pole, seda on tavaliselt kõigil nagu olematult on ju, sa pead tegelikult kogu aeg seda juurde võtma, et sellest nagu üledoosivat ta ei saa. Lihtsalt võtta õiget varianti. Mis mind kõige rohkem tegelikult, miks ma jätan pooled asjad pooleli, ma pean nüüd vahele nagu jälle tsitaadi ütlema, et tead, see neid seletavad nii pikalt ja nii põhjalikult siin ja siin on siin ja siin ja siin ja siis on siin tavaliselt mingi 3-4-kordne paberi unnik siin vahel. Ma ei jaksa seda lugeda, kust ma võtan selle aja? Ma ei jõua raamatuidki lugeda ja siis ma võtan siit välja selle lehe ja pean hakkama lugema millal, kuidas täpselt. Osasid ju ei tohi tarbida toidulisandeid nagu teiste lisanditega või vitamiinidega koos veel. Osad on hommikul, teised on õhtul ja nii edasi, nii edasi. Ma natukene ütlen, et selles mõttes ma olen selline lahmerdis, et ma panen ikka biotäiega kõik tšuk sisse on tehtud nagu, et... Aga sul on ikkagi suht sellised õiged, ma olen aru saanud, et sa ikkagi uurid, sa teed nagu natuke seda sellist uurimustööd, et mis on sees, et ma arvan, nii palju sa saad ikkagi guugeldada ja lugeda. See, mis kõige kallim ja siis see on kõige parem. Ja kusjuures just hinnast rääkides ka, et ma olen aru saanud, et need, mis on odavamad ja umbes vaatad, aga magneesium on ka sama palju isegi rohkem kui selles kallimas on ju, aga ta siis täpselt ongi seal see koostise vahe.
et seal võib olla see glütsinaat koos selle oksiidiga või no ja ta ongi hoopis odavam seda toota ja ta saab panna normaalse minna ja vaatad nagu maht on suur, aga ta ei imendu sul. Et on petukas nagu natuke. Ja jube tihti on juhtunud, nagu me oleme isegi kogenud seda, et me võib-olla räägime mingitest nendest toodetest siis kvaliteetsetest, need on pisut kallimad, midagi pole teha on ju. Ja siis me oleme natuke vastu pead saanud selle eest, mis te räägite, et tegelikult neid samu asju saab ju ka odavamalt. Aga see ei ole päriselt nii, no uskuge mind, keegi ei pane nagu sul ekstra ei tõsta seda hinda nüüd nii üles, et sul seda rohkem välja kraapida. No loomulikult seda tehakse ka nagu petukad teevad, aga tegelikult on, et seal on ikka teaduslikud uuringud taga, seal on ikka aastaid vaadatud ja katsetatud erinevate inimeste peal neid asju ja sellest see hind ka kumuleerub, et ja kui on ikka väga odav asi, no mida siis ma mõtlen, et ma mõtlen kahte asja, et kas seda müüakse nii tohututes kogustes, et see kate on siis nii hea või siis ikkagi ta ei ole päris see, et ma saan endale kalli uriini, aga ma lihtsalt söön tühja. Vot see on veel hea, kui saad kalli uriini, aga halvem on see, kui ta sul ladestub kuskile naha alla ja sest mina olen otseselt oma naha peal läinud ka, et kui ma võtan mingid nagu natuke jama koostisega, siis ongi sul nagu tselluliit lõpuks, et see kuidagi nagu keha hakkab seda hoidma nagu sees ja see ei ole hea. Aga no ma ütlen, research, uuring, vaatad, mis on hea ja katseta ise enda peal. Ise järgi ja üks soovitus veel, mis ma nagu nüüd sain just, et tead, mul on mälu hakanud viimati jukerdama. Sa oled vana. Ei, no see ka on ju kõik ja aga et no lihtsalt ongi diagnoos. Ja siis mis mälu puhul aitab, et ikkagi lõvilakk on ju, ma olen saanud aru, et see on nagu selline hästi hea, aitab fookust seada ja siis ka ashwagandha muidu ka üks selline on ju, mis on hea ja nüüd ma saingi aru, et ma pean neid ka juurde tarbima ja just proovisin mingi perioodi olen nüüd täiesti uus on ka ashwagandha ja lõvilakk koos selline pulber, et jube hea neid võtta nagu sisse ka vaata, et oota, kas sa ikkagi segad veega või veega segan, ma näitan su kohe, mul on isegi, mulle meeldib niiviisi, et sa võid ka tassis lusikaga, aga vaata, mul on kohe see nagu shaker, vaata, et ma ei tea, kuskilt ostsin Tigerist või, et on niiviisi shaker, tee mul lahti üks pakse, nii, panen sisse ja see lähebki hopsti. Hopsti. Nii. Kas me peame nüüd vaatama, mis sinuga juhtub saate ajal või? Ei no, mis ikka juhtub, see annab mul fookust, et ma saaksin sinust targemat juttu öelda, et anna kohe siia, kui anna mul 2 tükki kohe. Aga niimoodi ei saa sisse? Saab nii ka. Ja nii võib ka. Šampanjat võib peale võtta? Võib ja vett peab jooma. Vaata, see on nüüd kõige tähtsam, et vett peab jooma. Kas mul läheb nüüd kurku ees, ma hakkan köhina? Ja, ei tea, no proovi. Mina olen alati ju kuidagi hakkama saanud, et kuidas. Nii, kuidas maitse on? Ma tean, ta oli natuke, ütleme, ta on siukese ashwagandha, ta on natuke selline lõvilakk on magusa maitsega, sest ma olen teinud vaat sellist asja ma ei viitsi küll teha. Miks? Kodus on sul see nagunii, see ei ole mõkerd, praegu mul siin ma ei ole harjunud. Sa oled erutatud. Ootan šampanjat peale, ega midagi juba. Kõik, vaata, segunes ära, sa saad vett ka ja niiviisi, et mulle meeldib niiviisi, et ma ei tea ja kõik need pulbri moodi vaata toidulisandid ma võtan, mis on veega peab võtma, et siis ma võtan nii, et kuidagi ma ei viitsi see lusikaga nagu segada. Mulle meeldib see, et neid saab käekotti panna kaasa võtta ja suvalises kohas, et see tõesti ei jõua hommikul, mind ärritabki tegelikult see, et ma pean peotäite kaupa sööma neid asju sisse. Hommikul on ju, aga tegelikult ma võin ju osad asjad kaasa. Sa ei saagi, kui sa võtad seda magneesiumi hommikul, siis sa muutud uniseks, et vaata, see on parem võtta õhtul ja sa pead nagu teadma, millal, mis, kusjuures me paneme kõik need kirja oma kodulehele. Paneme kirja sellepärast, et siin läheb, või te saate ju 100 korda just üle ka kuulata, et üritame eriti täpselt asjadest rääkida, aga kui teil jääb midagi ebaselgeks, siis ärge häbenega küsida ja kirjutada, et me räägime uuesti siis ja kirjutame sinna juurde uuesti. Ja tead, mis ma ühe nipi veel nüüd hiljuti sain hästi huvitava, mida ma olen hakanud kasutama ja ma ütlen sulle, mul on mingi tõesti nagu 2 kilo on praegu nagu alla läinud, see on püsinud ja ma olen tundnud, et natuke nagu seda kõhurasva on nagu vähemaks jäänud. Aga see on täiesti selline, see ei ole nagu see nii-öelda valmis toidusand. Selle ütles mulle minu kallis keha väga armas Keili,
see spetsialist, iluspetsialist, et ta jälle seal mind seal, ma ei tea, endosfeeritas või velasheebitas on ju ja ma jälle ohkasin seal. No need on need iluprotseduurid seal, et mul on see Fast Fit 30 pakett on ju. Hakkasin nüüd seda alles tegema ja siis ta ütles, et et tead, et proovi seda ka Shia seemned, muidugi mahepoest, et sa ei osta neid tavalisi, vaid mahedad ikka, paned vette ja natuke, et toa soe oleks vesi on ju, kuuma vett võid natuke juurde panna, siis hoiad neid mingi 10-15 minutit ja paned sidurimahla ka, kui tahad ja jood selle ära nagu esimesena hommikul. Ja mina olen nii teinud, et ma panen õhtul vette ja hommikul nad on pehmeks läinud. Nii ka võid nii võid ka. Ma olen jogurt sisse ka pannud on ju, aga kuidagi, et vaata just see, et kui nad siis saavad sinna alguses sinna kõhtu, siis nad on ju hästi, nad on kiudaineri. Peab seal olema? No see aluseliseks teeb selle on ju, et vaata aluseline on ka hea meie seedimisel, et me oleme kogu nagu appelises selles nagu keskkonnas, sest et kõik on nii töödeldud, kõik on nii ära, ma ei tea, kõik siin alkoholi tee ka midagi head tegelikult on ju. Et sellepärast on vaja seda aluselist asja rohkem nagu tuua, kui kellel ei ole just nagu probleem sellega. Ja mis see Shia seemne siis nagu see ime on, et ta tõesti paisub veel sul sees ja et vaata, sul on nagu täiskõhu tunne kauem ja ei punni ei aja nagu puhitust ja kontrollitud järgi ja siis ta kuidagi veel, omega 3, seal on megalt seda, et vaata just naha jaoks ja kõige jaoks ja tõesti antioksüdandid, kõik asjad, nii et seal on veel igast muid raude ja kõike, mida veel. Sa tead, et on heledad ja tumedad Shiad? Issand jumal. Ja tumedam Shia on parem, luksuslikum. Mida? Ta on lihtsalt kallim, vabandust. Aga mul on tume ikkagi olnud vist, kuskil ma ei ole heledat. Ma ei ole leidnud, on heledat leidnud. Ma olen praegu hele. Päriselt või? Ühesõnaga, aga mis ma tahtsin veel sellest minu kallist kehast rääkida seda, et nii tore vaata, et need iluteenindajad, nad jagavad veel nagu neid nippe. Sest nad tahavad, et sa lõpuks saad oma rasvast lahti ja tulemus oleks näha, sest muidu sa lähed nende juurde, et ma lähen peale seda protseduuri sinna ja siis lähen koju, siis on jälle külmkap lahti. Ostad oma kooki ja krossanti ja siis pärast lähed sinna, ütled, ma tegin 10 sekuuri ära ja mitte midagi ei juhtunud. Loomulikult ta tahab, et tulemus oleks näha. See Fast Fit tegelikult on, mõtlen, sa pärast, mina naeran veel, sa praegu naerad, aga räägi parem oma matist. Matt on seal ka sees, seal on matt ka sees, et seal on niiviisi, et seal on velashape, see on naha pinguldamine, saad aru? Video video podcast. Bipolaarne raadiolaine on et see pakub, et kes siin bipolaarne on, aga ja ta on vaakum ja kõik seal erinevad asjad koos ja tõesti, võt seda ma tegin, ta ei olnud valus, ta oli nagu siuke mõnus isegi, nagu massaaži siuke mulje jääb ja pärast see nahk oli nagu parem küll ja kõik see tekstuur, et see mulle väga meeldis. Siis seal, mis mul väga natuke ma algul nagu ei olnud nii entusiastlik, oli krüolipolüüs. Tead, mis see on? See on see mingi külmutamine. Sellega läks ju Linda Evangelista täiesti pekki. Mäletate seda modelli, maailma kuulus modell, George Michaeli videos ja kõik igal poolt on monstrum ju täna. See on täiesti õudne. Ta läks sellesse külmravisse. See oli teine aparaat. Ma lugesin, ei olnud. See oli teine aparaat, ma ütlen sulle ja ütleme ja ka see protseduur, mis Linda Evangelista tegi, et see on nagu 1 miljonist inimesel võib see tulla. Tegelikult ma tahtsingi öelda, et teeme nalja siin, aga kõik need asjad me ei saa mitte kunagi 100% kindlad olla, kuidas see kellegile mõjub, et see võib ühele nii minna, teisele naa ja sa pead katsetama, on ju. Aga seal oli selline aga lugu. Ütleme nii, sellepärast tulebki käia ka vaata sellistes salongides, kellel on need tagasisidelood, sa saad vaadata enne pärast pilte. Ja minu meelest on ka see aeg, vaata, et seda on katsetatud juba mingisuguse. Seda on juba päris kaua katsetatud ja et tal on ikka kõik olemas need FEDA dokumendid, luba, vaata, see on teatud load, litsentsid, mis see seade peab saama, et üldse tohiks kasutada ja seal on nagu kõik korras. Ja ma arvan, et isegi kui Eestis juhtub mingi õudne asi mingis taolises kohas, on ju, siis me oleme nii väike riik, on ju, inimesed lähevad kohe hakkavad rääkima, kohe kirjutatakse, kohe oled kuskil telekas sellega, on ju.
et noh, selles mõttes ma usaldan, kui sa oled, kui sa oled enda peale järgi proovinud, siis ma usaldan. Täpselt. Midagi hullu ei ole juhtunud, hinda läks nii suureks. Täpselt. Ei, mina ei läinud vastupidi ja siis seal on veel vetikatega kehamähis, üks mu lemmikbrändega, cappuccini oma. Ei ole seal, no ma ei tea, mis asja sa jälle räägid? No ma ei räägi seda lugu siis praegu. No kõik see nagu... See paneb ainevahetuse nii kiiresti tööle, et enne kui sa salongist välja tuled, siis käid tualetist läbi, on ju. Sest kui sa pärast võib-olla, mõni läheb bussiga, trammiga koju, on ju, siis võib juhtuda äpardust. No aga siis just näitabki, et toimib. Ja ongi minu meelest, siis tuleks teha niimoodi. Toksiinid tulevad välja. Aga lihtsalt. Ja ühesõnaga, seal on veel siis igast EMS, mis on suke lihaste treening, elektro, mingite impulssidega, pressoteraapia, siuksed püksid, tead nagu kosmonaut oled ja siis mingi vaakumiga sul pressib ka need lümfe tööle. Näolen maskiga teraapia, valgusteraapia ja ühesõnaga seal on veel selline vaagnapühjast lihaste treening ka, aga sellest me praegu ei räägi, sest et mõtleme, see on nii, see on Oota, sellest me räägime ju mingist järgmises saates lubasime rääkida. Sest see on tõesti, ta on suke oma moodi asi ja seda naerdakse muidu, Seda natuke mõnitatakse, naerdakse, aga minu meelest sellepärast, et sellest ei ole räägitud nagu õigesti, seal on ahaha, sest täna me olime ühes disainistuudios, seal üks noormees töötab, on ju, me hakkasime sellest rääkima, on ju, ja siis ma ei taha seda nime öelda. See on meestele ka ju, Oota, mis selle nimi oli? Vaagnapõhja lihaste treening aparaat. Selle nimi oli tussumassaaž. Tussutool. Tussutool, väga. Ja nii kui me seda ütlesime ja seletasime talle, siis ta ütles, kas ma pean sinna sisse istuma. Ja siis läks ahaha, et seda... Ühesõnaga, me kutsume eksperdi, ekspert räägib. Just, järgmises saates. Aga ja, mis ma tahtsin veel öelda, kogu segad mul jutu ära. See fit, fast fit, watch me, fast fit jõuluks peeneks 30 on see pakett, kus on veel infrapunamatt ka, vaat sinna ma tahtsin jõuda. Ja see kas sa ronid nüüd sinna matti või? No, võta riivad seljas. Näita oma ideaalset keha. Kuule, kui mul oli ükskord üks tuli see armumine Itaalia Peika pidi tulema külla, ma sain 6 ajaga 7 kilo maha ju. Just. Ja see oli suuresti tänu infrapunamatile. Aga kus see Itaalia kutt on praegu? Sellepärast, et see oli nii loll kutt, hakkas ühte veel peenemat vaatama, ma räägin. Aga no see selleks on ju. Ja siis oligi, et selles Fast Fit on see infrapunamat ka, et seda salongis ka seda teha, aga mul on ta kodus. Sellepärast, et ma ei viitsi mingis salongis minna matti tegema, ma tahan ikka, et kuule, vaata. Issand, kui raske. Ei, sa lähebki siia sisse. See on nagu magamiskott ja see infrapunamatt, ta töötab nii, et ta läheb 3-5 sentimeetrit sinu nahapinnast sisse poole, see kiirgussoojus. Ja vaata, sealt hakkab nagu sügavuti neid igasugused rasvarakke ja lõhustama ja need toksiinid tulevad selle higiga välja. Aga miks me infrapuna sauna ei saa minna? Saab sauna ka teha, aga saunas sa pead nagu veel kauem olema kusjuures. Infrapuna sauna fänn on see Irina Shayk, kes oli see ja selle Bradley Cooperi eksnaine. Et tema teeb ja ütles, et ta teeb iga nädal korra infrapuna sauna ja see on tema nagu peamine ilurutiin, et võt nii ongi. Aga minu jaoks pole ma jõua iga nädal istuda seal saunas, ma ei tea, kui kaua ja see on ka jube kallis see sauna paigaldamine. Et see matt, super, võtad kaasa ka, mäletad just, kui ma võtsin Pärnu kaasa ka veel. See oli kohutav, mis juhtus, kas ma räägin vahele nüüd jälle? Mida? Tuleme meie joomistuurilt, peolt. Nii, sellel on matt kaasas. Tuleme tuppa, hotellituppa. Mutt ronib sinna mati sisse. Seal tõmmatakse ju sinna, ta tõmbab ennast nagu kookonisse sellesse kilesse. Kile oli mul on tegelikult ka puuvillane suke sise nagu rätik. Aga kuhu see igi läheb, siis issanda vits? Ei, no ta läheb puuvilla sisse, siis pesed ära selle pärast. Nii, las ma räägin, ta ronis kile sisse. Siis ta tegi selle ära, ma olin peaaegu magama jäämas, siis ta kiljatas, issand, kui palju vedelikumast välja tuli. Ja võttis sellise suure kilekoti täie kollast vett välja, kõik see šampanja oli seal kilekoti sees ja siis ta näitas ja liikus õnneks tualettruumi poole.
tühja auku jõid seda šampanjat, siis jõid sisse, lasid, väljutasid välja keha kaudu ja läinud ta oligi. See ei olnud kõige meeldivam, et mis ma tahan öelda, ärge tehke seda, kui te tahate oma mehega veel abielus olla või Peikaga pikalt koos olla, siis ärge jumala pärast, jah, sõbranna ees võid teha, mina isegi kirtsutasin nagu halba lõhna ei tulnud, seda võin öelda, ebameeldivat higilõhna ei tulnud. Aga võib-olla ma olin nii purjus lihtsalt. Aga ärge meeste ees selliseid asju naised tehke, sellepärast see võib olla hirmu. Mehed teevad ka seda matti. Näiteks on XL matid, mehed on seal sees, naisel on see, mulle meeldib see alakeha matt, et vaata, siis on natuke nagu ei ole nii palav olla, et vaata, kui ta üleni sees, siis ta nagu kuumutab natuke rohkem, kuigi sa saad seal seda reguleerida seda. Aga mulle meeldib ikkagi tugevama teha ja siis sa saad valida neid mati suurusi ja mehed teevad väga palju seda. Üks küsimus veel, keegi küsis mu käest oli see, et kas sinna sisse võib magama jääda ja kas on eluohtlik, kui sa jääd magama? Ei, no sul lõpeb see ära. Sa paned ju selle programmi ju. Sa pead sättima siin temperatuuri ja siis selle aja ja see timer loeb ja kõik ja siis on lihtsalt lülitab välja. Siis sa magad lihtsalt nagu selles kotis. Jäädki magad hommikuni. No võid sa magada, kui tahad. Aga ütleme see selleks, et mina igatahes olen jõulupidudeks valmis varsti, et ma ei tea, kuidas sina. No mis ma tahtsin öelda, et see väljutab selle alkoholi ära ja läinud ta ongi. See kallis šampanja. Ja ikkagi nahatekstuurile, ma ütlen sulle, ma ei ole näinud protseduuri, mis ka nii hästi toimiks, et see nahk on hästi pehme pärast ja tõesti seda ma usun, sest meil on tuttavaid, kes tegelikult seda kasutavad hoogsalt ja nad räägivad just sellest nahatekstuurist, ütlevad, et see läheb kuidagi pehmeks, siidiseks. See on üks asi, mis on minul nagu tõesti ilurutiin. Ma tahaks, et ma jõuaks seda tihedamini teha, aga vaata, see ongi see, et sa pead ikkagi selle 40-50 minutit leidma, on ju, kas või kodus olles on ju. Aga õnneks, kui sa oled selles alakehamatist, siis sa saad isegi arvutis, kõik asju saad teha. Kui sa oled üleni, siis on natuke nii, aga siis on ka tõhusam, siis siis vaatad filmi lihtsalt. Ja siis vaatad telekat või arvutit, on ju. Et sa otseselt nagu tööd teha võib-olla lõpus ei saa, et siis on nagu see kuumus nagu natuke nagu tõuseb nagu kogu aeg või see tunne on ju, et Nii, aga mis meil veel on siin, millest me soovime selles saates kindlasti rääkida, sest ma kardan, et meil hakkab saade juba lõpukorrale jõudma. Ongi see asi, et ma ei viitsi, ma tean, sa hakkad norima jälle, et et tee mulle meiki nendeks jõulupidudeks. Kogu aeg ma pean tegema meiki, siis ma endale ei jõua teha. Nüüd ma õpetan sulle, kuidas teha endale jõulupidudeks meiki. Praegu, täna? Jah. Mis mõttes? Kerged nipid, mis mõttes? Mul on kõik okei, ma oskan ripsmeid värvida, ma oskan põsepuna panna, ma oskan huuli värvida. Ma ei oska seda suurepärast silma nagu teha sellist, et päriselt see silm nagu kõnetaks. Hold your horses, siin on nüüd seksipalett see. Ja siin, ütleme, ei, seksipalett siin ei ole. See on Pupa Milano Loves Penny Black meigi kollektsioon, mis on täpselt jõulupidude jaoks. Et vaata juba see karp on nii kihvt, need filtrid on ju. Ja siin ongi nüüd tegelikult, kui ma soovitan klientidele osta nagu mingit meigipaletti, siis ma alati ütlen, vaadake, et oleks ikkagi nagu heledaid värve ka ja tumedaid värve ka. Et siis te saate teha nii päevameiku kui õhtumeiki, et ei ole nagu seda, et sul on mingid ainult tumedad või ainult heledad, siis on nagu pooliks, sa pead jälle ostma mingi karbi juurde veel. Et siin on jube hästi, võt see värv, see läheb üle kogu lau. See, mis on natuke kas ma panen üle terve lau siis seda heledat? Ma võin sul näidata. Ära minu peal hakka näitama. Tule näitan näppudega ära. Ma ei taha, mul on meik ilus näos. Ei, selles mõttes ma teen lihtsalt täiendan, et päeva jooksul võib meiki täiendada ka. Nii, võt siin on nõnda see sädelev värv, võt see läheb alati kulmu alla. Nii. Nüüd see mõnus süke natuke naharoosa, see läheb piikule laule ja üle kogu lau. Ja nüüd, et saada seda varju on ju, vaat siis sa teed sellise matiga, see on süke hästi mõnus nagu taup natukene selline värv ja pane see kulmuluule paned. Nii, nõnda. Ja nüüd on natuke süke erksam, vaata siin on süke roosakat ja lillakat ja vaat seda paned natuke ka siia kulmulu äärele. Ja nüüd nendega, vaata sa saad teha nii, et sa võtad siis kulmupinsli või laineri pinsli ja sa teedki silma ripsme äärele, vaata selle, mis nagu lainer on, vaata ma tegin sulle varem selle laineri ja selle tõmbad nagu siis teedki laineri, et ideaalne. Ühesõnaga täiesti kompaktne karbike. Täiesti. Oi, kui loos, vau. No nüüd see on läinud ka, ma tean, et ma ei saa seda tagasi. See jääb siia.
nii, järgmine. Aga veel, noh, mis ma sulle soovitaks tegelikult, et vaata, sa muidu teed alati, sul on siuke natuke nagu kreem ja suulepulk on ju. No. Ja, aga ma ütlen sulle, proovi ükskord sellist, vaata, mis on matt punane. Tundub, et nagu huul jääb kuivaks. Aga samas ta püsib hästi kaua ja ütleme, nad ei ole need, mis hakkavad kiskuma nagu huult, üldse. Ja siia peale pärast paned sellest samast pupast on, palun väga, sellised läiked ja läike sa paned nagu ainult siis nagu huule keskele, et ma korra näitan sulle kohe. Tead, mis mulle ükskord, kui sa tegid mulle meigi, tead, mis mul selle läikega juhtus, sa lasid ise muidugi jalga. Aga mul oli niimoodi, et sa panid läike peale, siis mul oli üks saade. Sa panid veel sellise läike, mis oli nagu suurendas suu ja muidugi siis see kipitas mul. No ma oskan olla nagu rahulikuks jääda, aga jubedalt nagu punnitas on ju, kipitas. Ma ei tea, mis sinna pipart oli sisse pandud. Ja siis, kui mu saade oli läbi, ma läksin peegli ette. No loomulikult mu suu oli 3 korda natuke ümaram nagu kalal. Ja siis, aga ta nagu ikkagi nagu ta valgus nagu... Vaat siis liiga palju oli pandud. Sa panid juurde seda pärast või? Ei pannud, sina panid. Ma ei usu. Ma arvan, sa panid ise pärast juurde, sest no vaata, ma näitangi, et vaata nüüd selle matiga. Kuhu sa paned? No ma lihtsalt alumisele huule näitan. Nii, matiga niiviisi läheb ilusti. Sa rikud ära? Ei riku. Proovi, kuidas tunne on? Ramba peale. Jube hea värv on, vaata, siuke kärtspunane. Hästi ilus porgand, aga ma ei hakka seda praegu panema, mida kostüümi ritta. Ja nüüd vaata, selle läikega jah, tegelikult on, võib-olla ma olin kiirustasin või ma ei tea, võib-olla ma kuskile minna. See on jälle suurendav või? Ei, see ei ole. Ja vaata, ta on nüüd selline, et sa panedki just teda, vaata siia huule nagu keskele, et sa ei lähe äärtesse, vaata siis ta ei hakka nagu laiali minema. Ma arvan, ma kiiruga panin selle nagu liiga laialt, on ju, ja vaat siis tuli see efekt. Ja vaat nüüd, kui sa huule keskele paned, vaat siis on nagu super. Tead, mis mulle nende karpide puhul tohutult meeldib? Mina teeksin, kas neid on võimalik osta selliste karpidena? Ei, nad on ikka eraldi, see on nagu pressikit. Seda antakse ainult neist mina tahaksin saada sellist karpi jõulukingitus. No sa peaks kirjutama. Ei, aga mina arvan, et teised naised tahavad ka. Vaat. Paned roosa lipsu või punase lipsu ümber, et viid sellise kingituse. Keegi ei tea, meesterahvad ei oska naistele mitte midagi kinkida. Palun väga, kõik kuule, näita kaamera poole, vaata, kõik värvid. Ei, tegelikult läheks kõiki väre vaja, sest vaata sügisel siuksed veinikamad, tumedamad, vahel tahad fuksjad nagu kärtsukad panna, siis natuke naturaalsemad, et tegelikult kõik kuluvad ära. Just. Lipsik ümber ja selline kingitus. Ja sama selle pupaga, kas see on present box nüüd või ei ole? Ja see on ka ikkagi selle kollektsiooni nagu selle pressikitt, sest halloo, ma olen nagu tuntud meikar on ju, et mulle nagu saadetakse. No aga miks siis? Ja siis ma testing ja need, mis mulle meeldivad, et ma jätan aga mõtle, kui tore oleks saada selline terve karbi täis asju. Miks ma ei taha seda ühte puudrit saada jõulukingiks? See on hästi ilus suke särapuuder. Paned just nagu siia seda nende highlight kohtade peal. No kõik, ülejäänud. Mul on kõiki neid vaja. No nii. Jah, aga mis me peame rääkima? Me peame rääkima veel nahahooldusest. Mis mõttes? Sest et enne, kui sa teed endal ilusa meigi, sa pead nahka hooldama. Aga see on ju otse loomulik. See on selline nipp, mida ma alati nagu, kõik nagu unustavad ära, et see, et meik püsiks, sul on vaja tegelikult, et see oleks nagu siilitud. No kreemi all, ja. Kreemid, kus juures on väga head veel Eisenbergi omad, ja. Seal on üks modelleeriv, see on toonik muideks. Tead, milleks üldse toonikut vaja on või? Tean. Noh. Mina puhastan ja siis enne kui kreemi panen, siis panen toonikut veel eraldi nagu näo peale. Õige, jumal saab. Jaa, no täpselt, sest toonik ikkagi selle naha, vaata pH tasakaalustab, et alati ma nagu seda kordan inimestele üle, et nad nagu jätavad selle etapi vahele, aga tegelikult see on nii vajalik, on ju. Ja nüüd, mis oleks vaja teha, ka ikkagi kord nädalas maski. Ja Eisenbergil, see on selline, ma olen teinud nendega tegelikult hästi pikalt koostööd, ma olen isegi töötanud välja nendega koos ühe meigi kollektsiooniga ja isegi pildistanud seda Tallinnas väga ägeda fotograafiga koos. Ja ma tean nende tooteid nagu läbi ja lõhki ja see modelleeriv mask, see on selline, et näiteks kui sa teed ühele poole ainult seda,
siis sa näedki, et sul nagu nägu on ühelt poolt tõstetud, teiselt poolt on ikka sihuke väsinud. Et see nagu täiega tõstab seda näoovaali ja siis sa paned silmakreemi, siis sa paned näokreemi, et vaata, noh, need järjekorrad peavad nagu kõik olema tehtud, on ju, mask ja nii. Nii, no aga väga hea, see on loogiline, paljud teavad seda, et sa hoolitsed oma naha eest. Ma ei kanna iga päev ju meiki, loomulikult siis ma kasutan kreeme ja muid tõhusaid vahendeid, et nagu see püsiks sellise virsikuna. Aga ma tean, et sulle meeldib ka hästi see modelleeriv massaaž, on ju? Ja. Ja. Eelistan süstidele. Ja tead, mul on tegelikult sulle üks üllatus ka. No, anna tuld. Mul on lihtsalt ühed väga head sõbrad, väga pikalt kaks hästi toredat, ägedat naist. Jah, mehi on sõbrad, aga nemad ei arenda kosmeetikatooteid ja massaaži ei oska teha. Aga mõelge, milline rahanišš oleks modelleerimist tegevad mehed. Tead sa, varvastest juuksi juurde. Ma ükskord sattusin ilusalongi, panin näohoolduse endale. Ja seal oli mees. Ja oma üllatuseks, see oli mees kosmeetik. Imeline. Seda aru, ma põhimõtteliselt, ma olin pikali muidugi, ja siis ma lihtsalt nagu... Aga kuidas püsti ei ole ju? Aga ma ütlen sulle, need käed, tal olid ikka mehe käed ju, ja mehe sõrmed, ja siis ta, ei ta püüdis, vaata, kõik on ju niiviisi, ta tegi ikka nagu peab, aga see ei ole see, vaata, näomassaaži peavad tegema ikkagi naised. Et see, ma ei tea, võib-olla mingid, ühesõnaga, et minu meelest ta võiks alustada modelleerimisest varvastest, siis liigub siit vaikselt niimoodi üles. Miau. Ja siis sa pärast ei saagi aru, mis sa ütled, kui ma ütlen sulle, et on olemas tegelikult üks toode, et sa saad sellega teha endale seda massaaži ise ja selleks kulub ainult 1 minut. No anna siia. Vaata, võta see. Nii. Ja siin on QR-kood, võta see telefoniga. Mul telefon, kurat, jah. Mul on siin, kuskil oli, ei ole. Sofa vahel. Pole. No las ta olla, võtab QR-koodi. Tähendab, ja seal siis see avaneb, pärast näitame. Ja seal on see õpetus, kuidas siis sa saad ise endale 1 minuti teha selle õige massaaži nagu võtete seeria ja see eliksiir on siis Jaapani sellisel nahahoolduse nagu rutiinis siis inspireeritud ja tegelikult ma kutsun siia Kadrini, ta ise räägib, ma ei oska rääkida. No vot, Salabim ja sealt ta kukkus. Kadrin on siin ja tõesti, me tunneme teineteist üle 20 aasta, mul on tunne, on ju nii? Kindlasti. Ja sa näed kogu aeg nagu sama välja, ma peaks ütlema, sa oled isegi parem näed praegu nüüd välja. Kui enne. Et ma ütlen, ja siis oligi, et te juba, ma julgen öelda, isegi juba mingi 5 aastat tagasi alustasite selle Jaapani eliksiiriga. Ei, meil on 2016 tõime Soogan facelifti maale. Reedus olid esimene modell, ma mäletan. See on varsti saab juba 10 aastat, nii et aeg lendab. Ja siis tõesti me kasutasime Jaapanist pärit siis toodet, sest kuna meil õpetaja, kes Michio Nishimura, kes siis meieni jõudis, eks ju, et seda massaažit hästi oluline on see seda tehnikat, et millega teha, et sa ei saa teha õliga, mitte et ma teeks kedagi maha, vaid sa ei saa näiteks liiga silma alla minna, õli on ka libeda, sa ei saa nii-öelda tegelikult vormida nägu, sest Soogan facelift tähendabki näo modelleerimismassaaž. Ja kui paljud arvavad, et see on mingi muttide värk, eks ju, ja praegusel ajal võib-olla kui minu vanus on, eks, kui sa oled 50 pluss, need plussid tulevad, siis tuleb kortse ja lihas kaob ära, aga tegelikult see sai alguse ju pruudi ettevalmistust tseremooniast, et sa oleksid rõõmus ja sellepärast ongi, et miks on see nagu see toode siinkohal oluline lisaks tehnikale. Ja nüüd meil tõesti siis on see teleshop. Ei, aga näita, sest see on tõesti, mina kasutan seda eliksiiriga üle kogu keha. Et eriti peale sauna või infraprogramatti on ja tulen duši ära. Ja
no sina panid ka ju mingit näokreemi, ma mäletan, panid üle kogu keha, et õpin sinult, noh, ja siis oligi, et ta kuidagi mega hästi imendub tegelikult, et saab teha massaaži, aga samas ta imendub ka, et sul ei jää pärast nagu kleepuvat või naljakat tunnet on ju. See jube kiiresti või selles mõttes nagu hästi imendub. Ma olin siin suve algusel, kui mul oli laval vaja olla lõpuaktust läbi viia, ma olin tulnud just Hispaaniast ja seal siis ma olin arvanud, et hommiku jooksuks ma ei pane mingit päevituskreemi ja pärast vaatasin, jalad olid nagu, ma ei tea, no lihtsalt nii kuiv, et see nahk nagu lendles. Ja siis ma enne lavale minekut, mul on oma Facebookis Soogan Faceliftil ka see klipp olemas, kus ma vaatasin, mul on eliksiir, kandsin käed, endal oli siis beige siit kleit, tõmbasin siis jalad üle, jooksin lavale, vaatasin pärast päris ilusad jalad olid. Kreemiga läheb ju kaua aega, vaata enne kui õliga, ma ei räägigi, on ju, et kuiv õli läheb kiiremini, aga ikkagi. Aga no üldiselt on see ikkagi loodud näole siis. Üldiselt on loodud näole ja just, et seda Soogan Facelift tehnikat teha. Samas mina nüüd alates 20. jaanuarist olen seda kasuta ainult seda. Ja mis ta siis ta aitab ka ühtlustada näonahka, et mul enne oli ka mingi ebaühtlane näonahk, siis ta ühtlustab näonahka. Loomulikult siis ka koos selle tehnikaga sa silud kortsud ja see tehnika siis vormib, toniseerib nägu, sa saadki teha sellise, minul oli hästi lai ja juba kui 40+ minul tuli ette ja enne Sooganis ma nägin, et panin sviitri selga, mul bulldog siin peale, teate ju, ja nüüd ütleme 10 aastat hiljem mul seda ei ole ja ma mingit ja te siin räägime, kooke ma söön ja kõiki neid, et selles mõttes see kaal on olnud sama, aga nüüd see nipsis ehk selline pudel. Nägite? QR-kood. Võtad siis eliksiiri, parpumbad niimoodi, siis lõuajoon, alt alustad ja nüüd ma teen kiirmassaaži, võite aega võtta, see on 1 minut on see päevas, 30 sekundit, 30 sekundit hommikut, 30 õhtul. Võtad mõnusalt krõnksu, lõuajoon ja siit alt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lihtne. Nüüd kassikäpp selline, nii et sa oma küünekesi näed, mul on punased, selleks ongi, et sa näeksid. Siit see bulldog, millest ma rääkisin, peale ja tugevalt juuksepiirini. Nii et sa näed, et su suunurk tõuseb, silmanurk, et need nüüd on need sellised hästi kiired harjutused, eks ju. Ja mina veel hommikul teen vahele, muidu on neid 8 harjutust, siin me teeme ainult 3, aga ma teen väga hea veel sellised ninalt. Ehk et ma ei teegi, tõmbad tšah, ja siis kui sellega üles ja nüüd see kõige mõnusam, millega mina olen saanud endal nii-öelda selle no botox õige. Sa ei botox tahad öelda? Ei. Ei, ja siis võtad täiskäsi mõnusalt, paned nii, et see, ja kui tahad, et kukkuvad laod, eks ju, paned siia ja üles ja mõnus paide jada. Kui sa näeksid praegu mu musklit, siis ta on nii-öelda pinges, et see peab olema tugevalt. Ja siis võid minna ühele poole ja teisele poole. Aga see on paar minut nii-öelda siis. Sa kaelale ka veel ekstra midagi teed? Muidu on nii, et Soogan Facelift, see on nüüd see video, mis on, sa saad, et kiirelt ja et siis meil toob kodulehele ka koolitus ja muidu ma teen ka koolitusi, aga muidu on tõesti on see, et tegelikult me alustame juba nagu rinnast, sest tegelikult siit algab vajumine. Siis on kaelale, sest vaadake kaela, ma olen ka vaadanud, et kes on teinud siis ütleme botoxe või mis iganes, siis nägu on ilus, aga siis kael ei ole. Ja paljud on just öelnud, et see on ideaalne siis kaelale, et kaelale on ka sellised siluvad harjutused ja tõstvad. Ja siis lähed näo juurde ja tegelikult näol on veel meil 8 harjutust, hästi ägedad veel põsetõstmised ja kõik. Ja siis sa lõpuks veel nii-öelda teed peamassaaži ka, et seda kõike seda saab ise endale teha, sest naised, see on tegelikult nii lihtne. Sa võid käia protseduurides, aga paljudel ei ole seda. Tihti on see, et neil, kellel ei ole aega, neil on raha. Neil, kellel on aega, ei ole raha, aga see on kõigile võimalik. Ja kuna meil
oleme ju ka nii-öelda jõulude ja musta reede laines, siis kuna see tõesti Eesti mõttes on uus toode, meil ausalt öeldes see müügile, meil oli see toode olemas, aga ma müüsin ausalt öeldes ainult oma tuttavatele, aga nüüd siis, et sa saaksid tutvuda, siis me panime sellise teema, et kui must reede on 50% off ehk et must 50 koodiga, et sa saad tõesti, no siis saab ka üle keha, eks ole, ennast kokku määrida. Ja minu meelest on ideaalne neile, vaata, kes tõesti ei taha kosmeetika kasutada, on selliseid, on ju, et nad ei viitsi, on ju. Võta see üks toode. No. Et ühesõnaga piisab ühest tootest, sul ei pea seda 10 kreemi. Silma alla igale poole pane. Sa saad seda just, et ta on siis, et sa võid peale seda, kui sa teed, eks ju, sa võid panna, aga mina näiteks ma ei pane ja eriti just, kui Reedu siin mainis, et need meigid ja kõik ideaalne on siis see, et tegelikult Jaapanis ka kasutatakse seda enne fashion shows ja modellile tehakse hästi kiire, just, et selline kiire ka facelift ka veel, et sa saad siis, et selles mõttes see ongi üks toode ja tegelikult sobib ka meestele, noh, et ta imendub, mehed ei taha selliseid rasvaseid kreeme, eks ju, mina ka ei taha, vot sellepärast ma armastan seda toodet, sest isegi kui ma olen ju ilumaailmas olnud päris pikalt, kui on need igasugused sammud, ma ausalt öeldes ei suutnud neid kõiki asju teha, kõike enda näole laduda. Nii et sellepärast on nutikas, üks toode, video, 1 minut päevas ja... Voilà. Noh, mis sa ütled selle peale? No ma proovin järgi, mul ei ole sellist toredat toodet olnud enne, aga ma proovin järgi. Ma olen sellest eliksiirist juba eraldi nagu vaimustuses, et universaalne täiesti, et sellega on nagu nii ilus lõpetada meie podcasti, videokasti, sest et sellised iluuudised, vaata, mis on nagu täitsa uudsed, no ma arvan, et see on nii väärtuslik info. Absoluutselt, olen nõus sinuga. Aga aitäh teile vaatajad. Ja kirjutage meile. Kuhu? musi@iluhoolikut.ee. Võite ka pilte saata untsu läinud iluprotseduuridest või ma ei tea just, mis on hästi läinud. Me näitame neid kõiki, vaata, et ei unusta oma nime ja aadressi alla panna. Kindlasti parimatele anname auhindu, et tegelikult me ootame teie tagasisidet ja teie küsimusi, sest et infot on nii palju tegelikult ja ma olen testinud tõesti nii palju asju, Anu on testinud väga palju asju, sest ütleme ausalt, meile nagu antakse testida väga palju asju. Nii ongi. Ja sa sõelud välja sealt parimad. Absoluutselt. Meil on ainult parimad tooted. Ja kindlasti siis kuulake meid YouTube'ist, vaadake meid sealt, kuulata saate Spotify'st ja kindlasti jälgige siis nii Anu kui minu Instagrami, Facebooki ja iluhoolikute Facebooki ja Instagrami, et seal on kõik need tooted ilusti väljas ja soovitused juurde ka. Just. Ja kohtumiseni juba nädala pärast.